hommikust, Evelin! Tere hommikust, Anu! Oleme Isu kohvikus Pirital ja me tulime siia hommikust sööma ja mina tahan täna rääkida Caesari salatist, ühest minu väga suurest lemmikust, mida ma tegelikult võiksin süüa hommikusöögiks, lõunaks ja tihti ka õhtusöögiks. Aga viimasel ajal on välja kujunenud kuidagi nii, et kõik tervisespetsialistid on mulle öelnud, et Anu, et see Caesari salat tundub küll metsikult tervislik, on ju hästi palju rohelist ja kana ja tomat ja kõik värske, aga seal on paar sellist komponenti nagu näiteks kaste, mis on tihtipeale petukas, et selles mõttes, et hästi koorene on ju, saad tohutu kalorilaksu ja mis on eriti öeldakse veel, et ära kunagi telli Caesari salatit nende krutongidega ehk siis kuivatatud saiatükikestega, et lükka need kohe taldriku servale või siis ütle kohe alguses ettekandjale, et ei, et ära palun neid sinna peale riputa. No, mida sina, Evelin, arvad nüüd, et kas on võimalik süüa tõesti tervislikku Caesari salatit? Kõigepealt ma arvan seda, et Caesari salat on tõesti maitsev, et mulle endale ka väga meeldib, aga tõepoolest mingi hetk ma vaatasin, et Caesari salati söömisest, kui on soov alla võtta või vormi hoida, tasub pigem loobuda. Küll aga selline range piiramine ja dieet, see ei meeldi meile ju kõigile ja tegelikult mina leidsin, et lihtsam on leida siis alternatiiv sellele toidule, mida sa ihaldad ja siis, et sa võid seda nagu ilma süümepiinadeta süüa. Ja saidki siis Caesari salati komponendid lahti võetud, et millest ta siis koosneb, mis seal siis on see, et mis meid siis nii-öelda nagu võib-olla paksemaks teeb. Ja seal on õigus, et jah, glutoonidega ja kaste ja kindlasti ka juust. Ja siis selles nii-öelda salendavas või saleneja Caesaris, mida siin kohvik Isu menüüst Pirital ka leida võib, ongi siis võetud selline retsept, et tavapärane Caesari kaste on asendatud lahja ja täiesti vormile ohutu kastmega, küll aga minu meelest ei jääda maitselt kuidagi alla klassikalisele. Mis on klassikaline kõigepealt? Millest koosneb klassikaline Caesari salati kaste? No, seal on ohtralt majoneesi kindlasti ja ei pea vist üle rääkima, et majonees on ju väga selline rasvane, väga kõrge rasvasisaldusega ja ega majoneesis tegelikult väga midagi kasulikku üldse ei ole ka. Munad on seal ju. No munad jah, aga mina soovitaksin pigem süüa siis lihtsalt muna võib-olla. Okay. Ja lisaks on sinna pandud siis parmesani juustu riivituna, et kokku selline üks väga-väga tugev kaste ja kellel on kõht nagu nõrgem või magutundlikum, siis tegelikult meie keha tihti annab juba märku, et see on natukene liiga palju. Et minul isiklikult tegelikult on kõrvetised isegi klassikalisest Caesari kastmest. Okay. Aga alguses sa hakkasid, ma mäletan seda juttu tegelikult, et sa hakkasid kodus ise valmistama oma Caesari salatit ja see osutus ikkagi nii popiks ja nii isuäratavaks, et täna see on tõepoolest jõudnud reaalselt ka päris kohvikusse, et nad on öelnud, milline see tagasiside siin on olnud, oled sa kuulnud, et kas inimesed on nagu, mõni on võib-olla pettunud, suur Caesari salati sõber on vihane või kas nad üldse saavadki aru, et meil on muuseas, mida me hakkame tegema, me hakkame pime testi tegema, meil ongi, ma ei tea, kumb on kumb, praegu siin tekib kohe see olukord on ju, et on klassikaline Caesari salat ja on tervislik Caesari salat, kas selline Caesari salati suur fänn saab aru ka, et millega tegu on, et oot, nüüd te andsite küll midagi valet mulle. Või? Tead, see on tõsi, et esmalt see kõik alguse sellest, et minu külalised tihti seda teadmata külas olles söövad dieettoitu ja huvitav, enamasti oli tagasiside alati see, et ma tahaks retsepti ja see on nii hea ja nii edasi. Et ma võin küll öelda, et vahel, kui me oleme väga harjunud mingi rammusa maitsega, võib-olla alguses me tunneme seda erinevust ja võib-olla see võtab natuke aega, aga tegelikult siis tasub lihtsalt tasapisi harjutada ennast sellega, selle maitse armastamisega, niisamuti ka liiga magusat süües, et tasapisi vähendades me harjume juba selle uue maitsega. Et tead, tagasisidest rääkides minuni õnneks või võib-olla ka kahjuks on jõudnud ainult positiivne ja see on hästi tore, kuidas inimesed otsivad mind erinevatest internetikeskkondadest üles ja rõõmustavad, et ometi on kuskil võimalik ka siis
dieeti järgides sellist spetsiaalset toitu saada. Et ma julgustan küll kõiki proovima, et ma arvan, et asume asja kallale. Ütleks kõigepealt seda, et mõlemalt on võetud ära siis need krutoonid selleks, et me kohe nagu ei suudaks ma just imestasin, mõtlesin, et kus need krutoonid on, aga see oleks kohe reetnud, eks ole, selle, et üks on... Et ma ei alahindasin tänu, et sa... Nii, aga mina teen nüüd sellise nipi, et siia paremale käele ma panen natukene nüüd siis seda salatit, ma võtan siit just seda kastme osa, sest ma tahan selles veenduda. Ma panen vasakule seda ühte. Nii, sa paned vasakule. Pane nagu mina, pane ka paremale. Harjumuses selle juustusid ära võtta, aga no ma pean vist proovima. Oi, aga siin ma juba juustu ei näinud. Kas see tähendab siis seda, et see juba ilma maitsmata ma saan juba aru, et kui juustu ei ole... Ma ei leia juustu. Nüüd on petutatud. Juust peab Caesari salatis olema. Okei, panen siin igaks üks juurde järsku, seal on kuskil kapsalehtede vahel juustu. Nii, ole hea. Nii. Aga siin on juba, ma näen, on juust. No siis ma pean ju kohe ütlema, et see on ju ebatervislik. Või kas juust on alati ebatervislik või saab niimoodi öelda? Et nii kui ma juustu näen, kohe kiljatan ja ütlen appi, viige ära, viige see minu juurest ära. Anu üldse ei saa öelda, et juust on ebatervislik. Et mis meil siin laual on, meil on siin suur ja rikkalik valik ja see ei tähenda seda, et siin on palju ebatervislikku. Aga me räägime kogu aeg sellest vormi hoidmisest ikkagi, kui me soovime saleneda näiteks, et siis lihtsalt juustus on palju rasva. Et kellel seda muret ei ole, siis jumala eest sööge igaks söögikorraks juustu, kui te soovite. Paljalt või leivaga või salatiga. Aga meil on ju teema selles, et me katsume leida selliseid lahjasid alternatiive, mis hoiaks meil kõhu täis ja meele rõõmsa. Bon appetit! Bon appetit! Visuaalselt ma siin juustu ei näinud, aga nüüd, kui ma maitsen seda, siis siin on juustu maitset tunda. Mis on väga hea. Pehme selline. Super hea maitse. Issand, kui hea see on. Appi. Nii, nüüd ma võtan selle poole, kus oli näha juustu oli pandud kana peale. Aga kindlasti ma tahan maitsta ka salatit. Appi. Mina ütlen ausalt, mina sain küll kohe aru, kumb on kumb. No see, nüüd see parempoolne tundub mulle rammusam. Ja see tundub jogurtisem. Ehk siis see on nüüd tervis, mida ma alguses kahtlustasin, kuna juust oli otse kana peale pandud. Ma kahtlustasin, et see on ebatervislikum ja see ma arvasin, et on tervislikum, aga siin sees on tunda tugevat juustu maitset ja hästi kreemiat, et ühesõnaga mina jään nüüd selle seisukoha juurde, et see kausi või taldrikutäis on siis tervislik ja see on nii-öelda siis see klassikaline Caesari salat. Sul on täiesti õigus. Ongi nii või? Ega mina ka pimesi niimoodi arvasin või ilma teadmata. Aga no kas sa saad öelda, et üks oli nüüd halvem ja teine parem? Need on erinevad, eks? Super hea. Et no loomulikult üks on kreemisem, seal on klassikaline kaste, majoneesiga, juust oli kastma sisse peidetud ja pärast tegelikult ka peale riivitud juust oli täitsa olemas. Meie tervislikus variandis on väga lihtne see juust ära võtta, aga võib-olla sa võid ka need mõned juustuviilud ära süüa, aga sa täpselt näed, kui palju sa seda sööd. Ja kaste on loomulikult tunda, et üks on kergem. See oli meil Kreeka jogurtiga ja Dijoni sinepiga. Ja tegelikult kastmes ka ise seda kodust timmides, te võite sinna lisada ühte komponenti veidi rohkem ja teist, et vürtsikust lisada, et seda kõike saab teha enda maitsele sobivamaks. Aga natukene lihtsalt harjutamist. Super, ühesõnaga soovitan siis, et kasutage selle rammusa majoneesi asemel lihtsalt Kreeka jogurt. Ja me vist avaldame selle retsepti ka. Ja, me paneme retsepti oma video juurde. Et head proovimist. Aitäh!